Traditsiooniline kunst. Ma näitan sulle, kui kerged sa saad kunstnik olla, mis kõlab väga halvasti, aga kahjuks või õnneks on sihuke võimalus olemas nüüd. Et sa panedki oma selle põhilise kirjetsooni, mida sa tahad, ja siis sa lisad sinna juurde märksõna. Ja sa saad neid märksõnu veel kombineerida omavahel. See ei pea panema kindlalt, et okei, teeme õlimaali. Kõik. Et sa võid panna juurde veel näiteks, et äkki see on mingi pastapliiatsiga ka veel tehtud peale midagi. Jah. Mina tegin siis sihukese käskluse tegelikult ChatGPT abiga, mul ei olnud mingeid mõtteid, palusin tema teha. Tal oli mingi jama sellega siin, siis ma natuke lühendasin seda ja siis ta oli nõus tegema, okei. Et alguses ma tahtsin nagu realistlikult teha, et sa näed, kuidas ta nagu päris kujul välja näeb. Nii, siin ta pani teda õigesti. Me näeme, et sihuke tegelane, et tahaks nüüd teda hakata moonutama erinevatesse stiilidesse või noh, teeme teda kunstiks. Paneme erinevad huvitavad meediumid, näiteks esimene grafiitpliiats. Jah, aga siin on nüüd see probleem, et ta näeb kuidagi liiga professionaalne välja. Et okei, vahepeal kui sa tahad, okei. Aga tulin Copilotisse. Jätkan siin. Nii, siin on jälle grafiitpliiats. Ja ma panin nüüd lapse joonistatud. Selleks saad natukene kergemaks võtta detaile. Nii, ja kui sa tahad veel kergemaks võtta, pane juurde mingi 7-aastase lapse joonistatud. Et jah, ma saan aru, et 7-aastane vast ei oska nii hästi, aga millegipärast ta nii arvates oskab. Nii et niimoodi saad põhimõtteliselt mitte nii professionaalset pilte, sest vahepeal ei taha vaata. Nii, Copilot tegi samaaegselt sihukest. Rohkem illustreerivaid. Pole paha, ta vahepeal paneb pliiatsiga juurde. Aga selle saab ära kustutada, aga põhimõtteliselt noh, väga hästi. Siin on, mis ta oligi, grafiitpliiats, jah. Grafiitpliiats on põhimõtteliselt harilik pliiats, kui nii öelda. Ma näitan edasi. Grafiitpliiatsiga saad jukesi. Nii, siin on 15-aastase. Nii, nüüd ma tahtsin temast õlimaali. Aga me näeme, et see ei näe väga õlimaali moodi välja, jah. Peaaegu, aga ta on kuidagi liiga hästi tehtud. Ja siis ma ütlesin talle nüüd juurde, et pintslitõmmetega ikka. Nii, nüüd ta pani väga realistlikud pintslitõmbed juurde. Et nüüd võiks küll öelda, et tegu on õlimaaliga. Noh, nägu on väga detailne veel. Nüüd ma ütlesin põhimõtteliselt sama käskluse, mis mul seal eesti keeles oli, millegipärast ma kopeerisin seda, mis ta siin inglise keeles annab. Et see on sama käsklus, lihtsalt ma ütlesin nüüd ise siia juurde, et tugevate pintslitõmmetega. Vaata, siin ma ütlesin lihtsalt pintslitõmmetega, nüüd ma ütlesin tugevatega. Lisasin juurde seda käsklusesse, ei andnud enam järelvastusega. Ja ütleks, et see on tõesti nagu ülimaalik, kui keegi, kes ei tea, et see tehisintellektiga tehtud, ta arvaks, et see on inimese tehtud. See on ka sihukene peaaegu, aga kõige parem on vast see, kõige sihukene kunstlikum. Siin ma ütlesin uuesti sama käsklust, mis ma just siin ütlesin, aga no okei, siin ma panin juba eesti keeles. No siin ma lisasin nägu ka, et tahtsin, et ta paneks pintslitõmbed näole ka. Siin ta ka ei pannud. Aga muidu riiet sul väga hästi. See on väga hea, et siin on näha neid pintslitõmbeid, aga mind häirib, et ta näol ei taha panna. Nii, siin on tegelikult näol näha niisugused tõmbed. Aga ta tegi need silmad väga eredaks, need on natuke hirmsad välja. Ma ütlesin ise ka, et nagu niisugused sparkling sädelevate silmadega. Sellepärast, et silmad löövadki väga pilku, võtavad pilku. Nii, siin on meie õlimaal siis. Siin ma lisasin seda, ta on 15-aastase tehtud. Jah, ta ei tee teda nii nagu, et jah, et see 15-aastane nii hästi ei oska, aga ta mingil määral midagi moonutab, tuleb nagu teistmoodi. Näed, siin on jälle näol. Nahal on näha neid pintslitõmbeid, mis on väga hea. No, me näeme siin neid pintslitõmbeid.
lähme edasi. Ma tahtsin juurde lisada siia, et kui sa teed maale, siis lisa ka stiilid juurde, näiteks siin on impressionism ja nüüd on järsku hoopis sihuke stiil. Rohkem, no ta ei ole nii realistlik, et siin on rohkem värve. Kindlasti tõmbed on väga tugevad. Ja näiteks siin ma panin nüüd fresko on ja nüüd on täitsa see hetk, et oota, kas see on tehisintellekti tehtud või? Sest ta pani väga realistliku tekstuuriga siia. Aga kus neid maali stiile leiab? Google, kus siis veel? Et vaata, ma panin painting styles siia, maali stiilid ja opa, kui palju siin nüüd tuli. Ja sa võid alati neid ju kombineerida, näiteks expressionism, abstraktne, kubism paneb kõik kokku. Mis siis juhtub? Okei, nüüd läks aga loominguliseks ära. Aga jah, kui sa kombineerid neid, saad ikka väga põnevaid tulemusi, nii et julgelt tee seda, et ära pane ainult ühte märksõna. Nii, nüüd ma panin tindipliiats siia juurde. Ja nüüd järsku on meil selline pilt hoopis. Ka väga tore, jah. Sa saad täitsa endast teha mingid huvitavad portreed, aga sa pead siis väga täpselt kirjeldama ennast, et vaata, siin ma ei kirjeldanud tegelikult. Siin ma kirjeldasin ainult juukseid, silmade värvi, naeratus ja mis tal seljas on. Siin on eesti keeles paremini. jah, mis värvi juuksed, luiksed ja et ta istuks otse siis, et ta vaataks kuidagi, ei tea, ei ole imeliku poosi ka. Noh, see on ka väga hea. Ma panin ju vanus ka muidugi. see aitab ka kaasa. Siin on nüüd jälle see trikk, et 10-aastase tehtud. Et siis ta tuli, siin mõned tulid vaata siuksed rohkem illustreerivad. Noh, siin on see pliiats või see marker, võib jälle ära kustutada pärast. Aga see on ka omaette huvitav stiil ju. Nii, siin ei ole väga oluline, mis ma tegin, et siin ma tahtsin näidata, et sa saad ka niimoodi teha, et sa paned nagu ühte sama pilti 2 korda ja et nad oleksid erinevas stiilised. Vaata, siin on mingi värviline, tegelikult peaks olema nagu fotograafia realistlik, aga siin on nüüd grafiitversioon. Seda ma sain nii, et üks on realistlik fotograafia, teine on tindipliiatsiga tehtud ja hatching on, no see joonekeste süsteem, vaata, et siin on siuke jooned ühes suunas, siis teises suunas, niimoodi üksteise peal. Aga seda on võib-olla parem teha seal GPT-s, et sa saad seda 16:9 dimensiooni võtta. Noh, näiteks proovime kohe praegu teha. Panen siia juurde. Nojah, see on inglise keeles, ma ei tea, miks ta automaatselt tõlgib inglise keelde. Vaata, sina võid anda ükskõik mis keeles. Et kui sa tahad 2 pilti ühe sisse, siis oleks hea, kui sa võtad selle laiema formaadi, et ta mahuks ikka ära, et vaata, ei mahtunud. Aga tegi päris hästi. No. Päris hea. Siin ma proovisin ka sama asja, aga seekord grafiitpliiats. Ja siin on tindipliiats. Värviline, mitte värviline ja siin on ka jäta natukene, et siin ma tegin naljakaks, et kui sa teed 2 pilti ühe sisse, siis ta võib natukene kvaliteediga mängida küll. Nii, nüüd ma tahtsin, et ta paneks ühele poole õlimaali, ma tahtsin vaadata, kas ta saab hakkama sellega, et me vaatasime enne õlimaali, kuidas see välja näeb, jah. Nüüd me vaatame seda, siis näeme, et ta ei saa hakkama sellega. Siin jah, tõesti, siin hakkab kvaliteet täiega mängima. Nii, nüüd ma tulin tindipliiatsi juurde tagasi ja ma panin siia siukest, see on juba pigem stiil siin. Sa saad ka nii teha, et sa ei pea panema lihtsalt meediumit, sa võid kohe juurde lisada stiili. Aga see ei ole mingi konkreetne anime nimi. See on stiil. Tahan lihtsalt näidata, et näed, nüüd on anime stiilis. Ja just selles. Ma panin ka niisama anime ilma selleta, mida mul on. Nii, siin ongi lihtsalt anime ilma tindipliiatsita. Sa näed, kuidas nüüd välja näeb, et ongi nüüd nagu päris mingi anime tegelane. ja tindipliiatsiga siukene, näed sa.
Nüüd ma võtsin selle Yosei ära siit. See Yosei on lihtsalt anime stiil. Nägi siuke välja jah, aga kui ma võtsin ära selle, nüüd nägi siuke välja. Niimoodi saab mängida stiilidega, et neid anime stiile ka leiad niimoodi, et lihtsalt anime art styles. Ja näed sa, siin on kohe paar tükki, et saad vaadata, kuidas need välja näevad siin. Lisad need juurde. Nii, vot seda ma kasutasin siin. Nii, ma proovisin nüüd süüsiga. Seda ma sain nii, et ma ütlesin, jah, et ma ei öelnud enam süüsi, ma ütlesin, et ta on joonistatud süüsiga. Et nüüd ta sai aru, mis ma tahan. Vahel peab ka niimoodi siis katsetama. See on küll süüsiga tehtud, tavaliselt tehakse nagu pruunile paberile. Siis on hea seda valget kriiti ka siit tuua. Siin on jälle süüsiga. Noh, siin on juba pigem nagu kriidi väripliiatsi mulje. Ja nägu on liiga detailne. Nii, siin on veel. See on ka päris uhke. Süsikriidiga tehtud. Ma panin nüüd musta süsikriidiga tõmbed. Siis tuli need huvitavad jooned ka sinna. Nii, nüüd on vesivärv. Nii, see tuli hea. Siin on osa see vesivärvi see paber ka vaata, mille peale tehakse vesivärviga. Siin on see nägu õudse detailne, et seda on tegelikult väga keeruline saavutada vesivärviga. Ja siis ma põhimõtteliselt tulin siia ChatGPT sisse, ütlesin talle, et see on lapse tehtud vesivärv. Et see nüüd tuli siuke väga kerge versioon. Pastellid, ta ei saanud aru. Ta pigem pani nagu tema tooni pastelseks, ta ei kasutanud pastelli just nagu materjalina. Nii et ma ütlesin talle uuesti, et pastellidega tehtud lapse joonistus. Noh, siin on nagu lapse joonistus. Nüüd on siis pastellid, mis näevad välja nagu kriidid. Võt nii. Palju erinevaid meediumeid saab kasutada, katsetada, vaadata, mis juhtub. Et ma siin ChatGPT-s vaata, siin ütlesin lapse joonistus juurde ja näed, nüüd on tõesti nagu lapse joonistus pastelliga jälle tehtud, jah. Ja siin peab selle Microsofti ja selle ChatGPT vahel hüplema vahel, et mõni teeb mõnda asja paremini kui teine. Nii, siin ma tahan temperad. Noh, see on võib-olla tempera moodi. Aga õudsed detailsed. Tempera on põhimõtteliselt, mis oli enne õlimaale siis, mida vanasti kasutati. Ta räägib vesi ja muna, sellest tuli mingi siukene õline pigment. Väga enam ei kasutata seda, jah? Okei. Nüüd ma tahtsin väripliiatsitega. Muidugi ta näitas ka väripliiatsit siin. Noh, see on ka väga uhke. Väga professionaalselt tehtud. Siin ma proovisin ka seda, et lapse tehtud joonistus vesivärvi stiilis. Nii, siin on jälle see vesivärvi paber. See näeb juba minimaalsem välja, et ei ole nii detailne, et tal on nagu oma stiil nüüd. Tuleme ChatGPT sisse, vaata, mis ma siin tegin, et võis panid tähe, et mul on mingi imelik number siin. Miks mul siuke number siin esineb? Et tegelikult vaata, ma näitasin enne seda pilti jah, et mulle vaata meeldis, kuidas see välja näeb. Ja mis ma teha saan, on ChatGPT-t nüüd küsida. Pildi siidi. Ehk siis selle pildi nagu identikaator, või kuidas öelda. Ütlesin eelmise pildi, et ei annaks seda, vaid ta annaks seda, jah. Ta andis, ma kopeerisin seda lihtsalt. Ja nüüd, kui ma küsin edasi pilte, ma panen selle koodi lihtsalt siia juurde. Siis ta teeb sama stiilis nagu see siin. Aga sellega on see oht, et selleks sa ei saa mitu erinevat versiooni teha, et ta annab ainult ühe korra. Kui sa ütled, et tee veel mingi, siis ta annab sama pildi. Nii näed, siin juhtus nüüd see probleem. Ta andis 2 sama pilti, ei muutnudki midagi. Siin panin vahamaali, mis näeb ka väga põnev välja, aga ma näitan, kuidas ma nüüd seda leidsin ja seinamaal, kus ma neid ideid veel sain.
nii, siis ma ütlesin, et seinamaal on kaugemalt tehtud, siis rohkem aru saada. nii, siin on peaaegu aru saada. ma ei ole veel rahul. ta oleks veel kaugemal. siis ma ütlesin juurde, et ta on kortermaja seinal. no näed sa nüüd on kuskil maja peal kunstiks. aga kuidas ma seda ideed sain? Neid ideid? Vikipeediast muidugi. maalikunst kategooria. ja näed sa, kui palju erinevaid sõnu siin on ja kui sa vajutad millegi peale, see juhatab sind järsku edasi veel kuskile. siin on näiteks erinevad maalid. siit ma sain selle seinamaali ja veel paar asja. ja kui ma tulen näiteks graafiku juurde, siin on jälle mingid sõnad. ma näen hiirega pea, ma näen, kuidas see välja näeb. ma saan seda sõna võtta ja teada liiga ka. lametrükk. trükitehnika. näed, see annab sinna veel mõtteid kogu aeg. siin saab päris suure kollektsiooni teha. panen siis lametrükk tehnikaks. okei, võiks öelda küll, et see on lametrükk. no siin natuke räägib ka, kuidas seda asja tehakse, et saad ka õppida samaaegselt, et sa mitte lihtsalt siin ei tegele tehisintellektiga. paneme siis kõrgtrükk nüüd. okei. nüüd oli päris põnev. see näeb juba pigem nagu illustratsioon välja. tegi selle tausta ka nii perfektseks valgeks. no ma näitan, mis trikki sa veel saad teha. okei on see. praegu, mis ma proovin teha, on seda pilti, mis ma praegu teeme, ma tahan, et ta oleks nagu paberi peal ja ma tahan, et selle pildi peal oleks näha seda paberit. see paber on kuskil laua peal. nii, väga hea. see on siuke huvitav asi, mis sa saad veel teha, et sa mitte ei vaata pilti niimoodi otse, vaid sa vaatad, et ta keegi oleks ise fotoga või telefoniga pilti teinud sellest. vot see on küll kõrgtrükk. ja sa võid ka panna seda kuskile postrile hoopis, jaa. aga see on juba maketi teema, et ma räägin sellest hiljem makettide kasutusvõimaluste juures. sa saad olemasolev pilti panna kuskile mingi toote peale. miks mitte? aga okei, ma arvan, et aitab küll praegu. et vast said aru küll, et saab ikka päris hulluks minna siin erinevate meediumitega, et sa võid tõesti lõpmatuseni siin mõelda, kuhu võiks, mis meediumiga võiks mingit pilti teha. ja vaat sa võid neid kombineerida ka, nagu ma ütlesin, näiteks pastapliiats, jah. ja mingi tindipliiats on hea kombo. teine teed vesivärviga, kuivab ära, siis teed tinnikaga peale kontuurijooned. vaatame, kas tema saab hakkama sellega, palun. sai küll, väga hea. näed sa, siin on nüüd vesivärviga tehtud ja tinnikaga peale tõmmatud kriip, päris uhke. jah, saad niimoodi kombineerida ka veel.